no tšau! Otsustasime, et kuna siin on paar ilusat ilma vahepeal, et teeme rannapäeva. Tegelikult Berit käis enda poisi ja minu tüdrukutega eile ka. Oli päev otsa siin rannas. Tundus, et on hullult soes, kui linnas olime, aga nüüd läheb päris jahedaks juba. Mul tuul on päris kõva. Aga jah, kohe jõuame. See on siin Pärnu lähedal see Reiu. Hea, et ma dressi ikka kaasa võtsin. Esimene rannapäev siis. Ja praegu on juba, ma ei tea, jaanipäev kohe käes. Maasikapoba on väga hea, nagu maasikapoba. Aga mulle pole veel. Mis see oli? Kiivi ja? Hästi magus? Marin, kas mul on... Jaa, aga kas mul on magus see või? Jaa, kohvil hästi magus. Aga siin on mingi selline asi, et kui... Ma näitan korra. Kui tellid tõmbad äppi ja tellid 10 euro eest lisaks, siis saad... Oota. Sellise pitsa. Wow, väga suur. 99 sendi eest. Ühesõnaga, see on väga palav praegu. Ma tahaks juba. Mul on kõht nii tühi, aga reaalselt nii kuum, et ma ei saa võtta. Mul on jää tükid, mida mingi valge rohumoodi asi. Ei, mul ei ole kunagi tulnud mingi jääasi. Emme, sa pead pildid, sa pead näitama kaamerale. Mina või? Mida pean? Ei, emme. Aga see on nii rasvane. Kas mul on juba vahel või? No tšau! Mõtlesin jah, et tulen, ütlen tere, sest et nüüd ju harva on võimalust seda teha, rääkida teiega, kuna mul enda autot ei ole ja ma ei tea. Mul tundus nagu, et kui ma selle autoga tegin neid vlooge, ta nagu teeb rohkem müra, on ju. Et võib-olla hakkagi sõitma. Et ma ei tea, andke teada. Kui on normaalselt kuulda ka selles autos, siis ma jätkuvalt ja meelega lobiseks teiega sõidu ajal, sest et üksi on igav sõita. Aga jah, ma kardan, et selle automootori müra nagu jääb häirima. Praegu viisin väiksema sünnipäevale, tal on siin praegu kõvast sünnipäevatamist. Kõik vanad rühmakaaslased, see rühm, mis ta nüüd lõpetas. Lasteajad nagu kutsuvad ikka veel terve rühma sünnipäevale, paljud, mis on tore, et saab nendega mängida veel ja näha neid ja täna on üks ja homme on üks ja tuli juba üks kutse veel. Aga see tuli mingis ülilahedas kohas, mingi Airsofti kohas, aga ma ei ole kindel, kas minu pesamunakene, kipukene on päris õige lapsukene. Keskmine läheks ja seal teeks puid ja maid. Selles mõttes mitte, ega ta saaks hakkama. Aga ma ei ole kindel, kas pisikesele meeldiks, kui ta pihta tulistatakse. Et ma mõtlen natukene selle üle. Ta ise arvas, et ta ei tahaks väga vist, või et ta ei tahaks väga. Aga et ta vist ei julge minna. Aga
aga praegu ongi jah, nüüd sõidan koju, siis on 3 tundi läheb mööda, siis jälle järgi, no ma loodan, et Rando äkki tuleb järgi, vaatame, ta on ka päris väsinud, tal on ka ühe objekti lõpp siin, tahaks enne Jaani valmis saada, meil on Jaani peab tulemas ja kuidagi see ongi see täiskasvanu elu, kogu aeg räägid endale, et järgmisest nädalast läheb lihtsamaks ja mina ei tea, kuidagi üldse ei lähe, sest et noh, muidu mul oleks läinud nüüd pärast Jaani, aga laulupidu on ja kaasa oli vaja inimesi nagu saatjateks sinna. Ja kuna oli tegemist minu keskmise klassiga, siis ma muidugi ütlesin, et ma olen nõus minema saatjaks kaasa. Nii et sinna läheb meil nüüd, ma ei mäletagi, 3 või 4 päeva juuni alguses, et ööbime siis kuskil koolimajas ja üldiselt on nagu lahe, et ma ei ole kunagi laulupeol käinud, et poiss käis mul, ma ei mäleta, eelmine aasta. No tema käis ka laulmas. Ma laulmas pole kunagi käinud ja kaasas pole kunagi käinud ja vaatamas pole kunagi käinud. Et selles mõttes mul on hea meel, et see on selline asi, millegi tahaks ikkagi ära näha ja kogeda. Ja noh, ilmselt Karja 3. klassi omadega saatjaks olemist ma saan kogeda seal piisavalt. Aga praegu jah, ma loodan, või mitte ma ei looda, ma plaanin sõita koju ja juua klaasi veini ja minna voodisse. Ma ütlen ära, et kell on praegu 6. Aga ma olen lihtsalt nii väsinud, et ma tahaks lihtsalt vedeleda. Kui tealt tahaks mingit filmi või midagi vaadata, aga mul ei ole praegu seda ajumahtu ja jõudu silmi vist lahti hoida. Ma ei saa muidugi magama, aga minna 7, see ei ole ka okei, aga ja kui ma praegu magama jään, siis ma istun öösel üle või ärkan hommikul kell 4. Aga jah, ma ei tea, katsetame siis ära selle, et kuidas siis selle nüüd vist tuli küll selle lapse vanaema või keegi. Sest et see oli üks suur äge kingitus. Mis ta tõi? Lapsed kõik jõuavad järjest. Aga ma mõtlesin, et jah, katsetaks, vaataks, päike tuleb välja. Iga kord siis, kui ei oska seda oodatagi, päeval jäime siukse vihma kätte linnas. Tüdrukule briketeid paneme siis. Ise me magasime maha selle briketite aja. See oli nii piinlik lihtsalt. Niimoodi, et selle füsioteraapia nagu magasimegi maha, aga briketite ajaks nagu jooksime seal ja nad ootasid natukene, no ülinormaalne. Me Kalmer Lepiku hambakliinikus ja see arst, kes meil kõigil on hambaarst, no super tore arst, täiskasvanutel lastele kõigile sobib. Ja nüüd need adminid, retseptsionistid, sest nad on valvelauas ühesõnaga seal need naisterahvad on ka megatoredad, sest me oleme korduvalt helistanud, mingid aegu täpsustanud, Rando on helistanud, mina olen helistanud, on nii lahedad alati. Ja nüüd on see arst, kes ortodont, kes paneb neid breketeid, no mul on 2 lapsel suht väikese vahega pandud. Ja see õde, kes tal on, need on ka nii toredad, et see lihtsalt, kui keegi otsib head hambaarsti, siis ma Kalmer Lepiku seda hambaravi täiega soovitan. Ma ei mäleta, mis ma hakkasin. Ühesõnaga vihmakätte jäime. Täielik, no siuke paduvihm oli. Ja samas Rando tegi Eametsas mingit kotust pani ja ütles seal nagu sadas väga minimaalselt. Aga lihtsalt, et ma ei tulnud selle peale, et praegu peaks võtma kaasa päikseprillid, sest et kui ma hakkasin kodust ära minema pool tundi tagasi, siis ei olnud nagu haisugi päikesest. Nii et jah, aga võt, lähen teen enda chilli õhtu, puhkan, päeval oli nii palju tal endas ventikasse, et siuksed asjad, mis kõik tulid välja, mis oli viimasel hetkel vaja veel ära teha.
aga nüüd ma sain need tehtud, nüüd ma saan suhteliselt kindel, et midagi pole enam teha. Sain häid uudiseid oma õpilaste seal kohta, nende õpitulemuste ja nii edasi. Ja nüüd ma sain rahuliku südamega minna. Homme mul ei olegi vaja mitte kuhugi mujale minna, kui ainult last viima sünnipäeva peale. Ülehomme on siis jälle õppenõukogu. Aga homme ma kavatsen täna puhata, homme puhata ja homme ka koristada järgmist tuba, kus siis remont lahti läheb nüüd järgmisena, et ma pean selle tühjaks tegema. Ja ma nagu räägin sellest remondist kogu aeg nii mööda minnes ja ei näita midagi, sest et see on kuidagi nagu selline nipet-näpet ühes kohas, teises kohas, et põhimõtteliselt nagu, mida ma öelda tahan, on see, et kui mõni tuba järjest hakkab valmis saama, et siis ma näitan juba, kui mõni täitsa valmis saab. Aga praegu on jah selline 7 kohas korraga, sellepärast, et on seotud omavahel mitmete tubade remondid, sellepärast, et ukse kohti tuleb natuke ümber tõsta, seal seinu natuke liigutada või muuta neid asju, ja uusi seinu ja mõnda kohta teha, et põhimõtteliselt tahaks nagu sellist olukorda, kus lastel oleks kõigil nagu oma väike space. See ei ole nagu, ütleme nüüd midagi sellist, et tüdrukud oleksid kindlasti saanud hakkama kahekesi ühes toas ka, aga üldiselt on tore, et me saame nagu tekitada seal ühte seina ja ühte ust liigutades olukorra, kus tegelikult kõik saavad oma toad, mis ei ole küll väga suured, aga nii on. Ja nüüd ma jõuan koju, ma 11 minutit tagasi läks üle 5 päeva jälle video üles, võtangi, uhkan loend, vaatan, kas keegi kommentaarinud midagi. Ja te võite siis teada anda nüüd selle teise jupi kohta, et kus ma sõidan praegu, et kas siin autos on mõtet neid autovlooge teha või on see mootori müra liiga tugev. Võt, aga tšau praegu. Nüüd tšau. Kuidas läheb? Istun siin pimedas. Ausalt öeldes mõtlesin, et tõuseks püsti, paneks valgust, siis ma mõtlesin, et ma ei viitsi. Selles mõttes, et ongi selline pime aeg. Lihtsalt kogu aeg on hämar, kogu aeg on külm, kogu aeg sajab. Las siis olla siin ka. Ei hakka mingit kunstlikku valgust tekitama. Meil on täna jaanipäeva, jaanipidustuste järgne. Kolmapäev äkki. Praegu ei saa üldse aru, mis päev on või mis kell on või mis aeg on. Eile oli niimoodi, et mõtlesin, et nii, kell on vist 8 õhtul, vaatasin kella, kell oli 5. Siis umbes nagu tund aega läks mööda, vaatasin kella, kell oli 9:30. Üldse ei saanud aru, kuhu see päev läks.
aga saatsin lapse täna laagrisse, spordilaagrisse. Väga elevil tegi mulle juba videokõne, näitas seal kõik, kuidas tal on ja kus ta on. Ja nüüd ma istungi siin tegelikult, vaatan YouTube'i videosid. Tegelikult mõtlesin, et peaks minema monteerima natuke videot, sellepärast, et ma olen praegu üksi kodus. Rando on tööl, keskmine on laagris, suurem on vanaemaga linnas ja väiksem on Peritiga Batuudikas. Nii et koristasin siin natuke, tegin endale praemuna ja kalapulka lõunasöögiks. Kell on 2:30. Ja nüüd ma mõtlen jah, et mis teha, sest tegelikult mul jube väsimus ja jube uimane jaanipäeval oli ka veel hommikul enne äratulekut sealt Rando sõbra juures olime, koristasin seal mingit prahti kokku ja mingit taaret ja asju ja nii külm oli, lihtsalt nii õhker tuul, et koju jõudsin, mul oli täiesti eile selline tunne, et ma jään haigeks. Siis ka palaviku tunne oli ja kõrv nagu tuikas ja pea valutas ja mõtlesingi, et jään haigeks ja siis ma mõtlesingi, et okei. Kui on vaja haigeks jääda, siis võiks praegu ära olla, sellepärast, et pärast on laulupeole minek. Ja selleks ajaks ma ei saa jääda haigeks. Aga ei jäänud. Magasin, läksin normaalsel ajal magama ja magasin hommikul kaua ja võrdlemisi kaua. Ja täitsa okei on olla. Aga nüüd mõtlengi jah, et tegelikult Peritil oli sünnipäev just. Et arvas, et võiks täna minna kuhugi kohvikusse. Ja ausalt, pärast neid pikki pidustusi väga sükest tunnet ei ole, aga ma tean, et kui ma lähen, siis on tore. Ja sünnipäeva puhul nii või naa tore minna, on ju. Aga üldiselt jah, siin sorteerisin jälle riided asju, mõtlesin, et mina ei tea, suveriided täitsa mõttetult võtavad ruumi praegu. Kogu aeg on nii külm, mitte midagi kanda pole saanud. Et tegelikult ma mõtlesin, et peaks minema ostma endale ühe mütsi. Sellepärast, et jaanidel ka istsin, võtsin, ma ei mäleta, millise lapse müts see oli, istsin see müts peas seal. Aga praegu on ka niimoodi, et õhtul kohvikusse ma võib-olla ei pane mütsi, aga mõtlesin, et läheks jalutaks natuke. Aga külm on, lihtsalt rämedalt külm on. Ja tüdrukule andsin oma jope kaasa laagrisse viimasel hetkel, sellest talle meeldis see rohkem kui enda otse loomulikult. Ja siis jah niimoodi, et tegelikult mingit sükest, muidu ma kevade poole mõtlesin, et peaks see aasta uued päevitusriided ostma või midagi, siis seda küll vaja ei ole. Pigem täna juba vaatasin tegelikult talveks, talvehooajaks või sügiseks asju. See on õudne rääkida sükest juttu. Aga tõesti, praegu küll mitte mingit suvetunnet veel ei ole. Et jah, tahaks küünlad põlema panna ja teed juua. Aga mõtlesin jah, et tulen lihtsalt uurin, kuidas teil läheb ja kuidas teil jaanid läksid ja mis siin plaanid on, mis te teete sükeste ilmadega üldse. Sest et kuidagi nagu jah, ei oska kohe seisukohta võtta, et mis nüüd tegema peaks, et kus nüüd minema peaks, et tavaliselt me oleme 6 aega rannas käinud selleks ajaks. Seast on 1 rannapäeva saanud teha. Aga praegu jah. Ja siis aitäh kellelegi, kes kommentaaris ütles, et hokasid müüakse visupoes. Et ma mõtlengi, et praegu mul on ju see, et autot enam ei ole, siis planeerid nagu oma käike natuke rohkem, et planeerima mingisuguse käigu, ma tahaks pilte ilmutada. Mütsi vaadata, mütsi ma saan ka äkki visupoest ja siis vaadata neid mingeid siukseid tossusid või mingeid mugavaid jalanõusid ka, et joostmas käima ma ilmselt ei hakka lähiajal uuesti, aga et jalutamaga minna siukeste mõnusate jalanõudega. Aga praegu mul tuli hoopis ka tunne, et ma tahaks lõunauinakut teha. Praegu ei saja ka, kui veel sajaks, siis ma teeks raudselt lõunauinaku.
võib-olla ma panengi endale vihma peale telekast ja teen ühe lõunauinaku, sellepärast, et on nagu on. Ilma muuta ei saa. Tuleb nautida seda, mida parajasti nautida saab. Kedagi ei ole kodus, keegi ei nõua midagi. Keegi ei soovi midagi, keegi ei taha midagi. Tea, kus mul kõik küünlad on. Siis küünla põlema teeks see mõnusa lõunauinaku. Kõlab juba hästi. Aga okei, ega tõesti ei ole tõesti midagi muud rääkida praegu rohkem. Ja tõmban selle vlogi siin kokku ka, et aitäh, et sa olemas oled ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tegelikult peaks minema teile või meile. Jalg läks krampi. Mida sa teed? Ja siis näeme kui näeme. Issa, ma loodan, et te oskate hinnata seda ehedust, millega ma astun teie ette pidevalt. Eelmise päeva meigi ja juustega, mis on nagu nad on.